Selles videos vaatame, kuidas Moodle'is õppijale ülesannet lisada. Mina olen nüüd oma demokursusel ja kontrolli, et ka sina oleksid mitte uurimistöö põhikursusel, mis on tähistatud B-tähega, vaid oma numbriga kursusel. Nüüd siin üleval paremal pool on väike hammasratas ja kui ma selle hammasratta avan, tekib mulle siin võimalus luba muutmine. Vajutan siia luba muutmise peale ja nüüd ongi näha, et mul on tekkinud siin võimalust lisada asju oma Moodle'i keskkonda. Valin esimese kollokviumi ning siit paremalt poolt valin lisategevus. Nii, avan selle ja nüüd, katsun nüüd natukene seda näidata, aga hästi ei tule praegu mul siin ekraanil välja see, et kui ma lähen päris alla ja siit päris alt servas teen veel siit lahti, on mul kõige viimane valik ülesanne. Loodan, et sa leidsid selle ülesse isegi siis, kui sa praegu seda hetkel ekraanil ei näe. Nii, klõpsan sõna ülesanne peale. Nii, ja nüüd tekib mul võimalus hakata lisama õpilasele ülesannet. Panen talle ülesandeks näiteks lisa uurimistöö kava ja kirjanduse loetelu. Nii. Siia alla kasti, kui ma soovin, võin ma veel täpsustada seda ülesannet, aga hetkel ma seda ei tee. Liigun nüüd allapoole. Näen, et õppija saab siia lisada faile ja siin nüüd ma sean õpilasele tähtaeg. No ütleme niimoodi, et tähtaeg oleks nüüd teisipäev, mis on 21. veebruar. Aastaarv on siin õige ja panen ka kellaaja. No nii, panen siin 18:00. Nüüd on õppijal tähtaeg esitada see ülesanne 21. veebruariks kella 18:00, aga praegune hetk on tal juba avatud, et nüüd ta saab juba ülesannet siia lisada. Nii, lähen veel natukene allapoole siin. Siin on nüüd järgmiseks näha, et üleslaaditavate failide maksimumarv on 1. Kui ma mõtlen, et mu õpilane tahab võib-olla 2 faili üles laadida, et ühes on kava ja teises on kirjanduse loetelu, siis ma võin seda suurendada numbrini 2. Ja nüüd lähen veel allapoole ja siin on igasuguseid võimalusi veel lisaks, aga mina avan siit teavitused ja esimese valiku teavitaja hindajaid esitatud töödest. Panen siia jah, sest siis tuleb mulle meili peale teade, et õppija on ülesande esitanud. Nii, ja nüüd ma lähen salvesta ja mine tagasi kursusele. Nii, ja nüüd on näha, õppijal on siin olemas ülesanne, mida ta saab hakata täitma. Ja nüüd lähen veel kord siia hammasratta peale. Nii, vabandust, veel kõrgemale hammasratta peale, olin vale hammasratta peal, panen keele muutmine ja nagu näha, on õppija ülesanne siin täiesti olemas.